tagasi Kiirenduspordi Eesti meistrivõistluste YouTube'i kanalile. Meie oleme siis jälle tulnud siia Kiltsi lennuväljale Coast Performance Summer Festile ja lähme uurime inimeste käest, et kuidas neil tujud on, mis nende eesmärgid täna on ja kuidas neile üleüldiselt siin festivalil meeldib. On sul aega praegu üks sõna rääkida? Üks sõna ikka. No nii, kuidas sa kommenteerid? Sa praegu sõitsid päeva kõige kiirem aja. Jaa, tundub, et isegi selle aasta kiirem aja üleüldse. Et tõesti, rada on okei, pole häda midagi, saab sõidetud küll. Aga kas see oli see tänane eesmärk sõita 7,3 või? Me panime siia peale tuuni, kus oli kirjas 7,3 ja täpselt see tuli. Saatuslik? Just. Et see oli plaan, me plaanisime võtta esimest sõitu rahulikult. Nüüd järgmistes saame juba gaasi päris põhja vajutada. No nii, Riivo, kirjeldusest, kuidas su tänane sõit läks? Auto on palju parem, selles mõttes, et uus seade toimis. Et suuri riske praegu ei võtnud ja läksime rahulikult ja kuigi tegelikult nagu tagantjärgi mõeldes, siis oleks pidanud nagu lõpuni peale hoidma, aga jätame järgmine sõit kindlasti näitame juba numbrid ka. Täna teed ikka veel ju mõne sõidu, on ju? Kindlasti, kui tahaks mitu sõitu teha, aga vaatame, kuidas ilm on, aga praegu on päike paistab ja ma arvan, et rada läheb aina paremaks, nii et. Päevaga oled muidu rahul, et okei, et natuke vihma tuli ja väike paus oli, aga üldiselt ju tegelikult kõik sujub ja kõik ajad ilusti jooksevad ja Veljo just sõitis siin päris ägeda aja. Jaa, mul on väga hea meel, et Veljo ka peale suuri ringiehitusi sai auto kohe liikuma, et üli hea meel. Ma tulen, võtan su kohe siit kõrvalt, tule muga kaasa, lähme siia poole. Nii, räägi mulle, millega sa siis hakkama said täna? No, saime esimese sõidu tehtud, väga hea meel on, et esiamortide vahetus kandis vilja, auto läks joone tagant väga hästi ära. Siis läks lihtsalt livedaks ja jah, no mul ei olnud mõtet, ma seal proovisin taga natukene nagu kakelda, aga kui ma uuesti andsin, siis ta läks veel vägivaldsemalt nagu risti, et siis lihtsalt lasin maha. Aga 60 jala info on meil käes, teeme väiksed muudatused, proovime uuesti. Esmamulje on väga hea, joone tagant läks auto hästi ära. Aga sa teed ju täna veel ju mõned sõidud ikka, on ju? Ja ikka, kui ilm meid alt ei vea, siis sõidame nii palju kui võimalik, sest meil on vaja infot praegu nagu koguda. Ma küsiks hoopis selle tehnika poole pealt, et sa räägid, et muudate mingid asju auto koha pealt, aga kui tähtis on see reaktsiooniaeg selle juures? Eks see, nii-öelda, kui nüüd läheb homme võidusõiduks, siis see reaktsiooniaeg on väga tähtis, aga sellega ma ei taha nagu saba kergitada, aga sellega pigem ei ole nagu probleemi olnud, et saab sinna madalama 0,1 poole või eelmine võistlus saime isegi 0,07 või midagi sükest, et see on pro-puu kohta suht okei. See on päris hea aeg, aga ma siis soovin sulle edu ja suur aitäh sulle. Aitäh, näeme, davai. No nii. Tere, sõbrad! Tere! Ma tahaks küsida, et kes sa oled ja kust sa tuled? Maalimaalt, Urve Tartust, Toast Challenger Club Estonia. Ma kuulsin, et sa oled Toast Challenger Club Estonia president üldse. Tuleb nii välja. Kuidas sul täna praegu läinud on siis? Vahepeal oli väike paus, et vihma sadas ja värki, aga muidu on läinud kõik libedalt ja hästi. Loomulikult sellise korralduse puhul ei olegi teistmoodi võimalik, et ei lähe hästi. Väga äge on, kiidan väga korraldust. Aga mida rääkides esimesest stardist sel aastal, siis midagi ei saa enam aru. Väga segane värk. Mis su eesmärk täna on, et oled sa endale mingi kindla aja ka ette pannud, et mida sa praegu püüad siis milleni sa püüad jõuda? Üsna keeruline on seda aega tänase ilmaga ka määrata, aga tegelikult me tulime klubiga tegema ägedat päeva, nautima kohal ägedat kontserti kindlasti. Ja võib-olla eesmärk ongi see, et oleks hästi fun. Eelmised aastad on olnud see, et Challengeriga, et teil vist pigem sellise tuulise ilmaga on nagu parem sõita või? On ikka jah, see õhku rohkem. Aga miks see nagu nii oluline on siis, see tuuline ilm? Et ma mõtlen just, et autod on nagu nina poolest nii suured, aga miks siis teile see tuul nii hea on? Sest tegu on vabalt hingava mootoriga. Mis see tähendab? See tähendab seda, et tal on vaja õhku.
et sa oled esimest korda siin sõitmas täna. Vastab tõele. Kuidas siis see nii tundunud on, et täna siis esimest korda olles, et kas sõidud sul on ainult hästi, mis tunded sind valdavad? Tegin enda esimese sõidu niimoodi, et ma sain 0,2 reaktsiooni ajaks. Proovin seekord panna madalama indeksi, sellepärast et ma sõitsin indeksi lõhki 0,2 sekundiga. Aga siiamaani ma olen väga rahul olnud ja loodan, et tulemused lähevad paremaks. Teed täna ikka veel ju mõned sõidud, on ju? Ja ikka 3 sõitu. Illimar, kuidas sul siis täna läinud on? Kuule, täitsa nitšivoo. Nitšivoo? Nojah, nagu võiks paremini ikka, proovime, setime. Eelmine kord sa ütlesid mulle, et 3. sa ei jää. Ja sõnusin ära 4. jäin. Aga kuidas siis täna, et mis sa siis täna ennustad endale? No täna tahaks võita ikka. Täna ikka? Jah. Meeldinud on? Väga on meeldinud. Väga meeldinud. Jaa, väga tore on olnud. Vahepeal oli natuke vihma ka, jumal tore oli, sai söömas käia. Ja siis on vähemalt aega rahulikult istuda, on ju. Kuidas sul sõidud läinud on praegu? Meil on üks sõit olnud ainult ja mina lihtsalt kõik jõu võtsin maha ja katsetasin mingisugust launchi lülitit, mis ei töödanud, aga ma tegelikult mingit sõitu otseselt ei ole veel teinud. Aga täna sõidad veel ikka, on ju? Jaa, kohe me lähme. Kuidas sul tänane päev läinud on? Kuule, ma olen ainult ühe korra sõita saanud, et ma sõitsin sinna indeksi algusesse, 10.1 äkki oli aeg. Rada oli natukene libe minu jaoks, et aga enam-vähem läks sirgelt, väike jõnks tuli sisse. Ma mõtlesin, ma küsin sinu käest ka, et kui oluline on see reaktsiooni aeg siis tegelikult rajal? Tegelikult see on väga oluline, aga mina olen No, reaktsioon tegelikult mängib väga suurt rolli, et sa võid sinna indeksisse sõita, aga kui reaktsioon on aeglane, siis see lisab sulle nii palju aega juurde, et sa võid kaotada väga lihtsalt. Mis autoga sa sõidad? Ma sõidan E46 BMW-ga, millel on natukene Jaapani sugemeid, et 2JZ mootor. Okei. Aga teed siis täna veel ikkagi mõne sõidu, on ju? No sõidame nii palju, kui antakse sõita. Kuidas sa kommenteerid, kuidas sul täna läinud on? Stabiilselt vist tundub. Stabiilselt? Stabiilselt? Sõidud on hästi läinud ja oled rahul? Grammika võiks paremini alati, aga hetkel ei korda väga. Teil on Veljoga ikka üks väga tihe rebimine siin, et kõigepealt oli temal päeva kiirem aeg ja nüüd on sinul, et kuidas sa kommenteerid seda sõitu, mis sa just siin mõned hetked tagasi tegid? Eks ma arvan, et me sõidamegi siukse piiri peal mõlemad, on ju, et enne ma õnnestus temal paremini, nüüd natukene paremini mul, et eks see ongi äge konkurents. Tänane päev tegelikult selles mõttes vahepealt on natuke vihmas, oli väike paus, on ju, aga sellestest saati on nagu läinud tegelikult suht ludinal ja tegelikult vist on ka enam-vähem ajakavas, et kuidas sa kommenteerid, et tänase nagu nii-öelda siis olukorra või siis võistlust siis? Ma usun küll, et meil on väga õnnestunud, arvestades veel eilset prognoosi, siis see oli nagu ikka väga kurb. Et tegelikult on sõita saanud päris hästi, et ilm on meid pool päeva vähemalt hoidnud ja kõik ongi nagu edenenud, aga eks kindlasti jälle vihm hirmutas ära natuke publikut, aga selline on Eesti suvi, mis me teeme. Aga kas sa tead ka äkki öelda kohe, et ma olen siin paari sõitja käest küsinud, et kui oluline see reaktsiooni aeg siis ikkagi võistlustel on? No tänasel päeval, kui me sõidame ajasõita, siis ei ole. Aga finaalides see võib otsustavaks muutuda, et kui võtame näiteks selle väikse vahe, mis meil Veljoga on ja finaalis sama aeg sõita, isegi kui mul on aeg parem, aga reaktsioon kehvem, siis ikkagi
kaotus tuleb, on ju, et see on finaalil ülitähtis, jah. Aga kas sa äkki oskad öelda ka, et mida sa järgmisel võistlusel siis oskad äkki paremini teha või midagi muuta või mis su tähelepanu nagu kõige rohkem püüdis? No muudatusi teeme kogu aeg, et ega iga sõidu vahel ka ikkagi püüame täiustada ja paremaks teha, et eks ta nii on, et talv on vahepeal pikk olnud ja nüüd on vaja kõik ideaal paika saada. Yeah, finally he gets good getaway. Does he go all the way this time? Will we get the time? Oh my God! Body panels and flight. Kommenteeri nüüd oma seda viimast sõitu, mis sa just tegid, et ma natuke midagi milksamisi nägin, et sul vist hakkas natuke lappama või? Jah, tundus, et oli ilus ja tore sõit, et kuni 300 meetrini oli kõik ilus ja tore. Mõtlesime, et saame lõpuks ühe korraliku sõidu siis täna kirja, aga siis tuli siuke ebameeldiv üllatus, et õrnalt läks korra paremale. Ma midagi järsult ei korrigeerinud, olin hästi nagu rahulik, aga ühesõnaga viskas niimoodi vasakule ära, et ma mõtlesin, et et kas nüüd on katusele minek või mis, aga õnneks suutsin kuidagi ära päästa selle ja ruttu vari lahti ja auto sirgeks, aga päris siuke huvitav nagu kogemus oli. No eks see käib tegelikult ju võistluste juurde, et selles mõttes on nagu häid ja natuke vähem häid hetki. Aga kuidas sa praegu arvad, et mis sul siis ikkagi homne seis on? Mis sa ennustad endale, mis kohta? Ma niimoodi hetkel praegu ei oska teile kahjuks midagi ennustada, et meil on siin väike õlirõhu probleem ja me siin nüüd menetleme seda asja natukene, et vaatame, mis siin üldse saab ja natukene nii-öelda nagu toibub sellest sõidust. Et see oli siuke... Ehmatas ära? No jah, see suur ratas on ikka halastamatu, et natukene tuleb endal aega anda ja õppida ja kohaneda, et see on ikka täiesti teine maailm, mis on nagu väike ratas. Ja ma ei lase sul puhata, et kommenteeri mulle, kuidas sul tänane päev läinud on? Võiks paremini minna. Ei ole üldse pidamist kuidagi. Pidamist ei ole? Eelmine kord sa ütlesid mulle, et pidamist on. Jaa, ilm oli soem. Aga kuidas ma olen siin mõne sõitja käest küsinud, et kui oluline see reaktsiooni aeg sinu arvates on võistlustel? Pigem on. Olen ka proovinud paremini saada, aga ei ole väga õnnestunud. Mis su kõige parem aeg on olnud? 0-1. See on ju tegelikult, sellest saab juba midagi areneda. Jah. Teed veel mõned sõidud ikka, on ju? Nii palju kui saab. Rääkige mulle nüüd, et kuidas siis tänane päev läinud on? No väga sitasti. Kuidas niimoodi siis? No ratast ei saa maha, no mis sa teed? Purnid olid küll väga ilusad seal. Harri, mis sa teed seal? Aga mis sul siis tänane eesmärk oli või kas sa said selle täidetud või? No purni sai tehtud. Purn oli ilus. Aga mis aega sa sõitsid? 12.6 oli viimane. Ja mis sa panid endale ette? 12.4. No siis on ikka natuke minna ja siis peab ikka natuke täpselt tööd tegema. Kuule, aga ma mõtlesin, et ma küsin su käest, et ma olen siin mõne inimese käest küsinud reaktsiooni aja kohta, et mis sa arvad, et kui oluline siis tegelikult on võistlustel? Kui palju see nii-öelda rolli mängib, nagu öeldakse? Täna ei mängi, homme mängib. Homme mängib? Homme mängib.
homme sõidame siis ka mitu sõitu ja siis hakkab rehv maha, jah? no loodame. Ma vähemalt reaktsiooniga panin hästi täna. Mis reaktsiooni aeg oli? 0,1 keskmine. Päris hea. Kuidas siis tänane päev sinu arvestades läinud on? No, algul oli keeruline meil muidugi, et nii poiss kui tüdruk. Melenna ja Johan panemal olid punased ja ei olnud need reaktsioonid nii head, aga hetkel on pigem hästi, et oleme tehnika korda saanud ja saab rahule jääda. Saame õnneks ühe ringi veel teha. Siis on hästi, aga kas sa oskad praegu kohe peast ka öelda, mis on siis mõlema kõige parem reaktsiooni aeg ka või? Oi, ma peast ei tea. Ma tean, et Johanil oli... ei oska öelda, kahjuks on õlgu. Okei, aga te teete ikkagi siis täna ja homme veel ikka sõita, on ju? Jah, täna saab ühe ringi ja homme saab ühe veel, et tuleb veel lihvida. Kommenteeri mulle, kuidas see tänane päev läinud on? Hästi, ilusti. Ma ei teagi. Kõik omadussõnad leidsid üles. Hästi ilusti. Sa oskad kohe peast öelda ka, et mis sul praeguse seisuga kõige parem reaktsiooni aeg on olnud või? 0,13. See on ju peale üldse halb ju. Väga hea. Siis nagu täna ja homme teed veel sõita ikka, on ju? Jaa. Aga ma siis soovin sulle väga palju edu ja mu viimane küsimus oleks see, et mis sa arvad, kui tähtis see reaktsiooni aeg siis võistlustel tegelikult on? See on väga tähtis, aga mul on vaja harjutada rohkem seda, et mul vastased sõidavad siin automaatkastidega ja ei tea, manuaalkastiga nende vastu on päris raske reaktsiooni aega saada. Kaua sa nüüd sõitnud oled muidu? See on teine võistlus. No, aga siis on ju kogemust ikkagi natuke juba on. Väike on. Plaanin 18 aastani täis sõita siin. Huvitavate läinud, et järjest ajaliselt paremaks ja nüüd hoolimata siin jamadest, mis siin esmavedelgis istuda sai, aga sõitsin oma päeva parima tulemuse. See on väga hästi, selles mõttes, eks häid ja mitte nii häid hetki läheb kiirenduse juures alati kõik omavahel kokku, aga ma mõtlesin, ma küsin sinu käest ka, et kas sa kohe oskad mulle peast öelda, et mis su kõige parem reaktsiooni aeg on olnud või? Mina kuulun nende vist oli 8 inimese hulka, kes sõitnud 0,0008 reaktsiooni. Vau, tegelikult? Jah. Normaalne, aga mis siis selle jaoks vaja läheb? Harjutad ka kodus või? Ei harjuta, absoluutselt. Lihtsalt puusalt tulid ja võtsid sellise aja? Jah, proovisin, katsetasin, õnnestus, järgmine sõitutsin punase. No ja nii võib juhtuda, aga täna ja homme teed veel ikkagi sõita, on ju? Muidugi. Sul siis tänane päev läinud on? No esimene sõit läks natuke halvasti, stardis käis ratas ringi ja kõik ülejäänud sõidud on praeguselt hästi läinud isegi. Ma kuulsin, et sina oled tegelikult juba vana veteran siin kiirendusalal. Jaa. Vastab tõele? Jaa, ma hakkasin sõitma üle-eelmine aasta viimasel võistlusel ja eelmine aasta oli täishooaeg. Siis ma küsingi kohe su käest ära, et kas sa oskad mulle öelda ka enda kõige parema reaktsiooni aja või? See oli vist 0,0036. Opa, päris hea ju. On. Kuidas sulle festival tundus, et natuke tuli vihma päeva jooksul, on ju, et väike paus oli, aga muidu tegelikult ju vist on kõik hästi sujunud? No kõik ongi hästi peale selle vihma, see on ainuke asi, mis selle kõik ära rikub.
kuidas sul siis tänane päev nüüd näinud on? Kuule, ma olen täna 2 korda sõitnud, mõlemad sõidud täiesti indeksi juures, et esimene testis või nüüd nii-öelda kvalifikatsioonisõit oli 9.93 ja siis esimene eliminaator oli samuti 9.93, lasime lõpus natukene maha, et kõik on hästi ja nüüd on finaalisõit jäänud. Oled väga rahul? Olen, super, ilm on hea ja rada on hea, kõik on hea. Mis sa Ellikates ootad, mis koht sul siis tuleb, mis sa ennustad? No me ikka pushime seda esimest kohta. Et alati ikka kõige parema sõbras. No muidugi, absoluutselt. Aga ma soovin sulle edu ja aitäh sulle siis rääkimast. Suur tänu. Kuidas sul siis tänane päev läinud on? Päris ausalt teada? Jaa, muidugi. Halvasti. Halvasti, miks? No, ise rikkusin oma sõidu ära. Mis sa tegid siis? No, muutsin oma taelinni ja start oli hea ja vaatasin vastane tuleb seda, et pidurdasin väljakas. Pidurdasid? Jah, kartsid õhke sõita ja pidurdasin liiga palju. No ikka juhtub. Aga mis sa siis järgmisest võistlusest ootad? Mis sa ennustad endale, mis kohta? Ikka esimest. Esimest ikka muidugi on ju? No, võita tahaks ikka ju. See muu ei võida, kui ise on ju? No muidugi. Tuleb ise ennega tööd teha lihtsalt. Aga järgmine võistlus tead ka juba, mida paremini teha või mida autoga näiteks muuta või? Põhimõtteliselt lähen sama asjaga peale. Lähed sama asjaga peale? Aga taielinni muudad ikka või? Vastavad võistluse käigus, et kuidas rada on ja kuidas ilm on ja et seda iga ringi muuta ja tegelikult. Seisma, ma küsin su käest paar küsimust. Kuidas sul tänane päev läinud on? Väga hästi. Väga hästi? Jah. Kas langesid välja ka või oled ikka veel Ellikates või? Ikka sõidan edasi. Sõidad edasi? Jah. Mis sul järgmised võistlusplaanis on? Oled tulemas? Muidugi oled? Tartu on nii ja naa, aga siia tulen kindlasti. Siia tuled kindlasti kohale. Mis sulle meeldis siin võistluse juures korralduse poolest? Kõik oli hästi. Kõik meeldis? Jah. How it's going to play out. It's still going to experience a payoff. Of course, but considering time index is moving in up. Väga head, see tundub nii maitse, ma tahaks terve selle panni ära süüa. Mis sa teed siin? Me teeme siin sellist traditsioonilist Soome drag race'i sööki nagu makaraperunat. Mis see tähendab, makaronid vorstiga või? Jaa, kauboikartulid ja vorst. No siin saab olla, siin nagu õiget ja vale vastust ei ole, et siin saab loovusele anda natukene ruumi, aga jaa. Kuule, aga kommenteeri mulle oma sõite ka, et kuidas sul läinud on? No ega peale seda viimast ei olegi tegelikult väga midagi lisada, et täna me ju sõitnud ei ole, sest meil on mootor ei praegult ei tööta. Et see viimane, see šokisõit oligi viimane sõit ja. Okei. Aga ideid ja mõtteid on. Aga järgmine võistlus oled ikka kohal ju? Jaa, ikka. Ma nüüd ei tea, kas me Beautiks saame korda. See nüüd oleneb sellest, et kui kiiresti me saame varuosad. Kui me saame, siis me proovime. Kui ei saa, siis speed-testiks ikka. Aga Kiltsil oled ikka kohal ju? Jaa, ikka. Päev on läinud väga hästi, kohe oleme Siim Pärteliga koos finaalis ja parem mees võidab. Aga oled ise rahul siiani sõitudega? Jaa, väga rahul. Aga mis su parim aeg siiani olnud on? 11.9.0 ehk siis täpselt indeksis. Täpselt indeks? Jaa, no see ei ole küll parim aeg, aga ta on nagu võistluse mõttes parim, et korra oli 11.7, aga sellega see ei aita mind. See on kiire, ka ei aita. Aga järgmisel võistlusel oled kohal ka, on ju? Ja loomulikult. Et kui siin nüüd kõik hästi läheb, siis on võimalus punktitabelt juhtima minna, siis tuleb edaspidi ka pingutada. Ja mis kohta sa ennustad endale? Tänasel võistlusel või üleüldiselt? Tänasel ja üleüldiselt? Tänasel ma ennustan omale esimese koha, üleüldiselt ma ennustan ka esimese. Muidugi, kui keegi muu ei võida, siis ikkagi mina, on ju? No loomulikult, sellepärast on kõik siia tulnud ka, et ikkagi võita. Loomulikult on lõbus ka, aga ikkagi tahad ju võita, kui tuled siia. Kuidas sulle meeldib üldiselt see kogu korraldus, kogu see festivali ala, et kuidas su siiani meeldinud on? Väga mõnus. Selline suur sündmus.
Kuule, räägi mulle, kuidas sulle tänane päev siin meeldinud on siiani? Ei, muidu on väga meeldinud endale, ebaõnnestus natukene, aga tehnikasporti. Mis siis juhtus? Kardaaniga juhtus midagi, et stardis täpselt ei tea, igal juhul, kas läks pooleks rist midagi või, et eks lahkamisel saab teada. Aga järgmistel võistlustel oled ju ikka kohal ju? Joo, ikka. Eks tuleb korda teha ja midagi uuendada nipet-näpet. Ja uuesti proovida, on ju? Absoluutselt. Ikka kiiremaks ja paremaks. Kuidas sul siis sõit läks viimane? Teine koht, Challenger Cupil. Aga samas tegelikult sa ikka juhtisid päris hästi, ma vaatasin sus võite, siis ikka panid ikka kinni ilusti. No, kuidas teisiti üldse saab? Mis tuled siia siis? Võitma tullakse ju. Muidugi, järgmistel võistlustel oled kohal ka, on ju? Loomulikult. Terve klubiga? Ma loodan, et suuremas koosseisus, aga eks näis. Kas sul on aega korra rääkida minuga või? 2 sõna saab. 2 sõna saab. Kommenteeri mulle, kuidas see praegune seis on? No läheme finaali Riiva vastu, et seis on 50-50. Oled närvis ka või? Alati. Alati? No selle jaoks me seda teemegi ju. On sul mingi rituaal ka iga kord enne, kui sa lähed rajale või? Absoluutselt mitte. Ei ole? Ei. Aga ma siis soovin sulle väga palju edu ja õnne ja siis tervet konkurentsi sinule ja Riivale. Aitäh! There we go, Riiva does go full on.